see on pühapäeval lõuna. Me oleme terve hommik koristanud kodus ja meil vist käibki või on nüüd terve nädalavahetus käinud, tundub mulle vähemalt, et mingi sügise alguse eelne suur puhastus, et me ju liigutasime lastetoad või see lastetoa meie toaga ümber ja selle käigus viskasime hästi palju asju ära ja üleüldse reede õhtust saadik kuni praeguseni välja me tõesti olemegi nagu meeletult koristanud ja puhastanud, pesu pesnud, põrandaid pesnud ja täpselt enne lõunaund käisime lastega mu vanemate hoovis mängimas ka. Tulime koju, ma vahetasin voodipesud ära ja nüüd lapsed juba magavad lõunaund. Ja mind ootabki nüüd ees siin, praegu vaatan, et elutuba, mis vajab ka praegu hädasti natukene koristamist, et siin hästi palju vedeleb mänguasju, mis on hommikuga lastetoast ära toodud lastel endal. Et ma ei tea, miks lastele meeldib alati teistes tubades rohkem mängida, kui et näiteks enda toas, kus ongi kõik ju mänguasjad. Aga ei ole midagi, et ma alustangi nüüd koristamisega ja õhtul ootavad meid ka ees toredad plaanid. Kell on vahepeal 4 saanud ja ma jõudsin kõik ära koristada, põrandaid pesta, kõik need mänguasjad ära koristada ja ma just istusingi oma meigilaua taha, et hakata meiki tegema, sest me lähme viimaseid suviseid perepilte tegema. Ja me reaalselt käisimegi perepildistamist tegemas viimati enne jõule ja nüüd suvel ma olen käinud lihtsalt sõbrannaga ise paar korda pildistamas. Ühe korra Krisiga kahekesi paari fotosid tegemas. Nii et on õige ja viimane aeg teha mingid suvised pildid perega. Ja ma tulengi teie juurde juba tagasi siis, kui me ilmselt pildistamas oleme. Kell on juba kuskil 10:30. Lapsed magavad. Võtsin kõik meigi näost ära, panin juuksed krunni, kodused riided selga ja me saime oma pildid kätte ja need on nii ilusad. Appi. Ma jagasin mõnda juba oma Instagramis, jätan aina too, kui kedagi huvitab ja tahab vaatama minna. Aga appi, ma olen nii rahul. Ma ei tea, kuidagi kõik oli nii ilus ja kuidagi me olime kõik nii ilusad, reaalselt. Et ja, ma olen nii õnnelik. Aga mul on homme tööpäev ja ma puhkasin ju 9 päeva praegu. Et ja homsest mul hakkab iga päev tööpäev ja ma olen natuke ärevil. Aga nagu mitte halvas mõttes, nagu ma väga ootan, aga samas kui ma ei ole 3-4 aastat töötanud, siis see mõte sellest, et esmaspäevast reedeni iga päev töötada, natukene hirmutab mind. Pluss Milli alustab homme lasteaeda. Et ja, eks ma ilmselt äkki uues vlogis kunagi, kui ma olen filmimas, siis kindlasti räägin ka, kuidas Millil lasteaias läinud on. Ja käes on teisipäeva hommik, 2. september ja mul on küll täna tööpäev, aga ma tulin natukeseks ära, sest et mul on hambaarsti aeg. Ja ma nii kardan, sest et mul on üks kindel hammas, mis teeb mulle väga haiget ja kus käivad kogu aeg mingid närvivalud. Ja kui ma eelmine kord tegin sama lihtsalt teiselt poolt, sama hammast, siis see oli nii valus, et ma värisesin ja nutsin seal hambaarsti toolis. Aga ma loodan, et seekord ei ole nii hull, kuigi ma olen suht kindel, et on. Aga eks näis, kui ma olen seal juba ära käinud. Hambaarsti juures käidud ja miks ma üldse lootsin, et läheb kuidagi kergemalt. Mul on nii valus, ma jälle nutsin ja ma ei tea, mul on räme tuimestus siin. Ma ei tunne mitte midagi. Appi kui naljakas.
aga jah, nüüd tööle tagasi ja näeme õhtul. Nii, me käisime EMS-iga just Tartus, kui sa tahad näidata, mis sa ostsid. Sa näitasid poos. Jaa, ei, sa võid ikka näidata. Näita. Ja kus sa nüüd panna tahad? Magamistuppa, voodi kohale. Seina peale. Ja tegelikult me tulime sellepärast Tartu, et mul oli vaja uuele telefonile kaitseklaas peale ja mingid kaaned osta. Ja õnneks selle saime ka tehtud. Ja nüüd on aeg koju minna. Ma olen kodus tagasi, lapsed magavad, kodu on korras ja tegelikult ma lähen ise ka kohe magama. Aga ma mõtlesin, et enne, kui ma selle video ära lõpetan, siis ma võib-olla jutustaks natukene Millilasteaia kohta, siis selle kohta, et me ju vahetasime laste toad ära ja just sellepärast on ju, et saaks Leod oma voodisse magama, sest et ta ei ole meil eriti hea oma voodis magaja, aga ta on nüüd siis 4 või 5 ööd vist enda voodis maganud. Et me kolitasimegi nad suuremast magamistoast väiksemasse magamistuppa, sest et ma ei leidnud mingit head lahendust, kuidas nende voodeid seal ilusti panna ja seal ei olnud kuidagi üldse hubane. Eks ma mõtlesin, et äkki kui nende tuba on väiksem ja ma saan selle kuidagi selliseks mõnusaks, hubaseks ja nagu armsaks teha, et äkki Leo on nõus magama seal. Ja täpselt nii läkski. Leo on praegu iga öö väga ilusti, terve öö oma voodis maganud, ilma mingi jonni või kurbuse või nututa, et magabki terve öö, kuskil vist 5-6 ajal hommikul, oleneb täiesti päevast ööst või hommikust, et mingi hetk vara hommikul ta tuleb küll minu juurde. Aga see on nagu niivõrd väike aeg, enne kui me üles ärkame, et see on hästi läinud ja Milli on nüüd käinud 2 päeva lasteaias ja tal on seal väga hästi läinud ja nii tore. Homme nad jäävad juba lõunat sööma sinna ja neljapäeval vist ka ja siis järgmisest teisipäevast ma tean, et nad vist jäävad sinna magama esimest korda. Et see on kuidagi väga ruttu liikunud. Aga ma ausalt öeldes olen täitsa õnnelik, et ma ei ole pidanud ise teda harjutama, vaid Krisil on puhkus ja tema harjutab teda. Et aga ma ostsin uue telefoni. Ja ma ei tea, miks ma seda nii kaua edasi lükkasin, sest et tegelikult ma oleks pidanud seda juba mõnda aega tagasi tegema. Mul oli telefon eest ja tagant jumala katki ja kõlarid ei töötanud korralikult, mälumaht oli väikene, et ma reast ei saanud nagu üldse mitte mingisuguseid pilte ei lastest ega mitte midagi teha, sest kogu aeg näitas, et mälu on jälle täis, umbes kustuta ja tühjenda oma seda kogumikku või mida iganes. Aga issa ma ei teagi, kas on veel millest rääkida. Vist ei ole, nii et ma arvan, et siit ma tõmbangi selle video otsad kokku ja näeme juba järgmises videos. Tšau!